Estland ja Eesti. Suur aitäh Austria eesistujale teie väga hea töö eest, väga hästi õhtusöök oli ja mul on alati hea Austrias olla, tunnete kui ennast kodus. Kui paljud riigid on siin täna kritiseerinud teid, et te ei ole teinud piisavalt, te olete olnud nüüd kõrvale jäänud ÜRO migratsioonileppest, te pole piisavalt surunud peale soovi föderalistlikult kohustuslik ümberjaotamisskeeme, siis pigem ma ühe viimase sõnavõtjana tahaks kiita teid. Et mul on väga hea meel näha, et ka eesistuja tegelikult omaette riik, kes otsustab ise ja sama puudutab ÜRO migratsioonilepet. Ja ma täiesti mõistan teie argumente, sest täpselt samadel alustel on sellest leppest keeldunud ka Ameerika Ühendriigid, Austraalia, paljud Euroopa Liidu liikmesriigid ja mul on hea meel täna öelda, et suure tõenäosusega jätab leppele toetuse andmata ka Eesti valitsus. Ja tuletan meelde, et kõik need argumendid vastaste poolt on siis see, et see ei ole tegelikult ju siduv, aga samas on väga kummaline näha, kuidas on väga raevukas suhtumine ka Austria vastu, et ei ole sellega ühinenud, siis ma tahaks öelda, et me peame hindama riikide suveräänsust, iseotsustamist ja teie olete selleks heaks näiteks. Ja samuti lühidalt öeldes ma tahaksin siiski ka rahulikkusele kutsuda häid kolleege teistest riikidest, kes räägivad siin täna kohustuslikest ümberjaotamistest, pagulaskvootidest ja maailma päästmisest, siis meil järgmine teema täna on Brexit. Ja tuletage meelde või saage natukene aru ka Brexiti põhjustest. Mis olid tegelikult põhjused, mis miljonid inimesed Suurbritannias ütlesid, et me tahame välja astuda. Ja kui me täna hakkame rõhutama Euroopa Liidus seda, et meil on vaja siin sunniliselt riike nõustuma koodisüsteemidega ja nii-öelda solidaarsusega, mida keegi pole täpselt defineerinud, siis see on väga-väga ohtlik tee ja me näeme seda ka väga paljudes riikides, kus on valitsused muutunud ja on aina rohkem hakknud ütlema, et me pole nõus selle poliitikaga. Seega aitäh teile Austria väga hea töö eest ja hea eeskuju eest teistele riikidele. Aitäh! Thank you.